tere ja Kasteeline. Tere ka minu poolt. Aasta lõpul tehakse ikka kokkuvõtteid ja kõik nii teevad. Teeme ka meie, jah. Et aasta on olnud põnev. Me räägime siis 2024. aastast ja millest see kokkuvõtte võiks siis täna alata? No aasta alguse poole, ehk siis maikuus, 7. mail oli meil Puuduta mind saade mainstream meedias. See oli mainstream meedias. Ja seal oli palju põnevaid teemasid. Kes seda pole näinud, võib-olla peaks vaatama. Et mõned inimesed mõtlevad, et see on muinasjutt, mida seal räägitakse, aga päris maailm on hoopis teistsugune, kui paljud teavad ja suudavad üldse ette kujutada. Mida inimesed nüüd küsida tahavad selle saate kohta? Inimestel on huvi tulnud, et kuidas me need pangajuhid oma ametitest vabastasime. Seal saates oli sellest juttu, jah. Selleks see ei ole päris nagu lihtne on ju, aga ta oli seotud nende meie asjadega. Nordea panga eesotsas oli Erki Rasuka. Ja, aga Rasuks peab ütlema, et tema on tegija olnud sellepärast, et ta on ka päris äriga kokku puutunud. Et ma tean, et ta vist oli mingi hamburgeri müüja või midagi sellist on, et sellepärast tuleb ta lau anda. Et inimene on ka reaalselt nagu tehinguid näinud. Aga mis puutub nüüd sellesse Swedi, siis seal need inimesed vist nagu päris äriga kokku pole puutunud. Et osad lendavad liiga kõrgelt, kuigi tiivad ei kanna. Nordea pangaga me tegime niimoodi, et me saatsime Nordea panga omanikfirmal. No, firmasid ei ole olemas, on inimesed. Omanikfirma on siis BlackRock. Just. Või Blackstone. Jumal, vahet ei ole. Üks nendest. Ja seal eesotsas on selline inimene nagu Schwarzman, on tema nimi on. Ja nagu me oleme korduvalt rääkinud, siis kui sa oled päris tippu jõudnud, siis et sinna päris tippu sisse saada, sa pead loovutama kõik oma varad fondidesse. Vaat see sama Schwarzman, ta on näha, et ta on ühes fondis. See on avalikult saada folkgivingpledge.org ja seal on tema staatus näha. Ja seal fondis on selline asi, et sa ei pea enam kunagi raha kasutama kui sellist. Krediitkaarti ka mitte, sest sinu allkiri ainult maksab. Piisab, kuhu sa selle kirjutad ja niimoodi sinu allkiri muudetakse siis vajalikuks diginulliks. Seal on ainult üks reegel. Et nimelt need ettevõtted, kellega sa sinna sisenesid, millega sa sinna sisenesid sinna fondi ja loovutasid oma sinna fondile. Seal ettevõtetes peavad inimesed täitma kõiki reeglid. Sa pead tagama, et need reeglid oleks täidetud. No vaata, ja siis me saatsime arestiteate, selle Nordea panga arestiteate, saatsime sellele Schwarzmanile. Midagi muud me ei lisanud. No ja see võttis natuke rohkem aega, aga kui alguses oli jutt, et see Schwarzman ja kompanii investeerivad siia, panevad panka miljardi, siis pärast oli see jutt, et nad hoopis tahavad siit miljardit saada. Nii et seal me tegime sellise käigu. Mis nüüd puutub sellesse Swediga läks nagu lühemalt. Kas sa mäletad, kes need Swedis olid? Swedis oli selline, et oli just see rahapesu asi käimas. Ja seal tuli ühendust võtta Swedi omanike esindajatega. Ja see oli ameeriklaste siis New Yorgi advokaadibüroo Swift ja Totti. Ja nendele me saatsime natuke pikema loo, et kuidas, mis ja mida me soovime saada. No pärast seda ei läinud kuigi kaua aega, kui asjatundmatud inimesed, kes alustasid nagu meiega sõda mingite kopikate pärast, kui nad vabastati. No täpselt 3 kuud läks aega. Läks jah, vist 3 kuud ainult. 3 kuuga tehti ära neile. Nii et Swedile me peame, kohalike Swedi seltskonnale me peame nii palju au andma, et nad ikkagi üritasid. Nad üritasid aru saada, mida me teeme ja mis küsimusi me esitame ja mis tegemist täiskasvanud inimestega. Nordeaga seevastu oli see naljakas lugu, et seal saadeti meie vastu 23-aastane lapsukene, sõna otseses mõttes lapsukene. Kõrvatagused veel märjad ja temaga oli see probleem, et ta oli nii kasvult kääbus kui ka vaimult kääbus. Ja tal olid tõsised probleemid. Põhiline oli see, et nagu te teate Jeesuse lugu, siis ainuke kord, kui Jeesus on vägivaldne, on siis, kui ta rahavahetajad minema peksis.
no vaat, ja sellepärast rahavahetaja ei peaks väga upsakas või ülbe olema, on ju. Nad peavad olema väga alandlikud, on ju. Sattusime kord Soome maale ja seal liigu panka sisse astusid, siis see tõusis ju püsti, see panga teller. Tõusis püsti, nii kui ma saalist astusin. Siin sihukest asja loomulikult ei näe. Ja saadetakse vastu lapsukesed, kes siis ütlevad, et ülbelt, et me peame arutama teie, mis ta oli? Maksekäitumist, on ju. No kes sa lapsukene oled, et sa maksekäitumist arutad, on ju. Et sa oled mitte keegi ja sust ei tule ka siin Eestis mitte keegi. See selleks on ju. Nii, et niimoodi need asjad sai tehtud, et Raasuke sai sellest karistatud, et ta ei suuda oma personali valitseda. Ja see ohustas Schwarzmanni olekut selles samas või olemist selles fondis. Ja nii see mehhanism toimib. Samas vahvas saates, see puuduta mind, mis see oli, 7. mai? 24. Ja, et seal oli veel toredaid lugusid. Üks lugu oli sellest, kuidas Rootsi kuningas siin käis. Ja inimesed jälle küsivad, et kuhu see asi nagu edasi läks. Selle asjaga niimoodi, et on olemas teatavad energiat. Mõni kutsub Egervorideks neid. Me oleme vist rääkinud ka nendest. Ja kui inimene jõuab liiga tipu lähedale ja ta tegelikult võib-olla ei peaks seal tipu lähedal olema, siis takistatakse temale. Tullakse talle, pannakse igasuguseid mõtteid pähe ja aetakse igasugust jama ja siis inimesed lähevad, käivad nende vaganamate, mitte soolepuujate, vaid mis nad on? Selgeltnägijate. No ja nii nimetatud selgeltnägijate juures, aga selgeltnägijad, kuidas nad toimivad, nad kuskil mõelati võtta, kuidas nad toimetavad, nad võtavad inimese aura väljas seda informatsiooni. Seda kasutatakse luures ka ja nad kasutavad seda täpselt samamoodi. Ja siis ongi, et inimesel tekib peas mingisugune pilt mingist asjast või mingist toimingust. Siis ta mõtleb, juurdleb seda üle ja siis ta läheb selle selgeltnägija juurde. No ja, nii öelda selgeltnägija juurde. Ja see loeb tema aura väljas täpselt seda sama, mida ta on välja mõelnud. Et me oleme seda ise enda kundede pealt näinud, kes räägivad lugusid. No ja siis see ei saagi sealt midagi tulla. Siis ta saab kinnitus, et näed, oligi kõik õige, mis ma mõtlesin. Mis puutub nüüd konkreetsesse juhtumisse selle kuningaga, siis tõepärast kuningas läks meil kunde juurde peaaegu kohale, aga on nagu teatavad mängureeglid, on ju. Ja me ei saa nagu seda asja nagu edasi viia, sest me ei olnud kindlad. Kunde oli tore inimene, vahva inimene, aga me ei olnud kindlad, et kundel on seljas selline ülikond, mis kuningaga kohtumiseks on sobilik. Öeldakse, et käitu kodus nagu kuninga juures, siis võid kuninga juures käituda nagu kodus. Nii et need asjad on, et ega nad kerged ei ole, aga nalja ju saab. Ja see ei ole ainult nali, vaid see on ka real thing, nagu öeldakse. Nii öeldakse, lätlased ütlevad. Ühes saates me rääkisime väga kenasti, kuidas süsteemi inimesed on kohanenud sellega. See on tore. Tulebki kohaneda. Kui süsteemi toimi korralikult, siis ta laguneb ja siis tuleb kaos. Kui kaoses saab anarhia, siis on muidugi asi väga tore. Anarhia on ühiskonnakorraldus, kus ei ole rõhujaid ega rõhutavaid. Vot nii, et ei ole neid. Ega ülemaid ega alamaid. Nii et sõnadega muide tehaksegi inimestele aetakse pead sassi. Et on inimesed, kes räägivad, mõtlevad lugusid välja ja siis ajavad igasugust imelikke sõnu ja pärast keegi ei saa aru, mida räägitakse või mida ei ole räägitud. Kahetsevalt me muidugi peame rääkima, et mitte igale poole ei ole veel jõudnud arusaamine, et mutrikesed peavad täpselt reegleid täitma. Meil on väga huvitav asi käimas. Üks inimene pöördus meie poole, rääkis, et tal on Washington DC-st välja antud dokument, pass, reisipöödu dokument. Ja siis ta sattus Tallinna lennujaama portaali ja kohtus ülbitseva politseiniku või piirivalvuriga. No nagu te teate, siis nad kõik on petised, sellepärast, et nad ei tööta politseis, vaid saavad töötasu, mis Sotsiaalministeeriumist, nad on sotsiaaltöötajad. No vaat, ja nüüd juhtus selline asi siis, et tema nimi oli vist Priit Pauksuu või midagi sellist või mingi asi ta oli. Kuulu järgi kahjuks me ei ole kohtunud temaga, aga kuulu järgi oli olnud äärmiselt ebameeldiv ja ülbe inimene. No, see tähendab, et ta ei peaks kindlasti sellise koha peal töötama. Ta oli vist tatuveeritud ka veel olnud, et ma saan aru, et siis ilmselt endine vanglakundi, nagu öeldakse või. Et miks nagu peaks nad, noh jah, eks see on ühe mündi
kaks külge, erinevad küljed lihtsalt. Mis puutub tätoveeringutesse, siis võib-olla noored inimesed ei peaks neid tegema. Läänemaailmas tätoveering on siiski selline vanglakultuuri osa. Ja kui neid on palju, siis see tõmbab ligi teatavat energiat. Ja see ei ole positiivne? Ei ole positiivne energia. Ja ka see inimene oli väga-väga ülbe olnud ja kui talle mainiti, et see samanugune dokument on Obamal, siis ta väitis, et ei, et tema on Obamat kontrollinud ja ta teab kõike. Ja siis hoidis seda dokumenti käes ja ütles, et sellist asja ei ole olemas. No vaata, asi või ese, ta on reaalselt eksisteeriv. Seega kas tal oli psüühiline häire või me ei tea, mis tal viga oli. Võib-olla oli iga varane hommikutund. Võib-olla oli iga varane, ükskõik. Kui ta on sellise ameti valend, siis ta peab ikkagi väga talsas olema ja me lihtsalt ühiskonnas ei vaja selliseid inimesi. AI võtab kõik nagu nii üle, aga selliseid, muide selle Kadrioru asuka turvaülem maksis selle eest juba. Et see tavaliselt nii käibki, et tavaliselt keegi võetakse sellise asja eest ära. Kunde tegi nüüd sellise asja, et Kunde esitas kaebuse nii-öelda sellesse süsteemi ja vaatame, kas süsteem lahendab selle asja nii, nagu ta lahendama peab, sest see dokumendi hankimine vist, see oli seotud kuludega üle 200 euro ja kui üle 200 euro, siis on tegemist kriminaalasjaga nende süsteemi reeglite järgi. Ja kui teda siin süsteemis ei karistata, meil on ükskõik, kas karistatakse või mitte, siis me pöördume Washingtoni, see on Washington DC on linnriik. Nagu on London City ja Vatikan ja miks mitte ka Venemaa Vabariik. Ja siis me vormistame selle asja nii, et Eesti politseimundris isik on kuulutanud sõja Washington DC linnriigile. Vaatame, kuidas see asi läheb. Kui tarvis, võtame ka Obamaga ühendust ja vaatame, kas tema dokumenti kontrollis see inimene või mitte. Üks asi on veel, mida siiski peaks rääkima. Et me oleme siin näinud, et liiguvad paberid, mis on eesti keelde tõlgitud. Et me oleme siin ühest paavsti paberit näeme, kus on igasugused naljakad sõnad on peal, et apostolikki ja Vatikan. Linnariigi ja siis all on kirjutatud veel sinna minu esimene paavsti, et my first pontificate ei tähenda minu esimest paavsti. Et vaadake inimesed, et kui see inimene, kes selle tõlkinud on, ta on rikkunud autoriõigust ja see on kriminaalkuritegu. Teine asi on veel see, et need, kes kasutavad selliseid dokumente, siis seal on selgelt nagu seda mõtet on muudetud. Järelikult te üritate viia läbi pettust. Ehk siis kohaliku karistusseadustiku järgi paragrahv 209 kelmust. Nii et me ei soovitaks selliseid paberid kasutada. Üldse varastatud informatsioon või kuskilt tõmmatud, keegi hoiab telefoniga loengus, filmib, salvestab ja jagab seda. See on vargus. Ja seda pigem ei ole vaja teha. Üks kristlik maa nüüd lõpetati ära seal Süürias, eks ole, ja šariaadi seadus on ju. Kehtestati šariaadi seadus. Ja see tähendab seda, et intressi ei võeta, mis on hea, aga vargal raiutakse ka käsi maha, nii et võib-olla siin kõik on õnnelikud olnud, et jah, eledapäised ajakirjanikud on kõik väga õnnelikud, nii et võib-olla nad ootavad seda siia ka, vaat ei tea. Et pigem mitte, pigem elada normaalselt ja seda me soovime kõigile oma kaasteelistele. Ja kui kõik asjad teha õigesti, siis on ka tulem õige. Rõõmsamal toonil. Peaks ikka rõõmsamal toonil. Uus aasta on tulemas. Olgem jälle täpsed. Tegelikult hakkab uus aasta 1. aprillil. Ja selleks ongi selline naljapäev, mida tahetakse inimestele öelda, et teil oliksed ei tea. Meie seda ei ütle, aga öeldakse, et teil oliksed ei tea, et tegelikult algab uus aasta 1. aprillil. Niimoodi tegelikult tehtud, sest siis kõik uuesti elu algab. Loodust ärkab, algab uus elu, et see on see uus aasta. Aga miks ka mitte praegust lugeda selliseks valguse ajaks. Valgus võidab alati. Just. Alati võidab valgus. Ükskõik kui suur on pimedus, valgus võidab. Nii et me soovime ilusat valgusaega ja 18. tervituse saate juures lõpus seal sa ütled ka meie kontakti, et vaadake seda lõppu ja kirjutage, saame kokku, arutame neid asju. Mõni ütleb, kedagi ei karistatakse küll, lihtsalt teile ei räägita. Et miks teile peakski rääkima. Ja saame kokku ja kirjutage Peetrile eesti keeles. Ja vaatame seda asja, kuidas, miks ja millal ja kellega. Kaunist valgusaega. Kaunist valgusaega.